Kui me mõned nädalad tagasi rääkisime uuest Opel Mokka X-ist, siis ei olnud meil reaalselt siin Eestis midagi katsuda. Raivo käis küll välismaal sellega sõitmas Šotimaal, kui rool oli paremal pool, siis nüüd on ikkagi ka meile klassikaline vasakpoolse rooliga masin Eestis olemas kadakade automaailmas. Räägime lähemalt, mida endast kujutab, sest et segment, kuhu see Mokka X paigutub, on hästi suur ja lai, ehk siis igaüks peab vaatama, milline masin talle täpselt sobib. Täna räägime Mokka X-ist. Tõsi ta on, et Mokka X on tulnud ilusti siin meie kadakade 42 salongis väljas. Saab ka proovida, on proovisõidumasin olemas ja tõesti, nagu sa ütlesid, siis ka laovaru on olemas. Esimene asi, mis me rääkisime siin mootoritest ja võimsusest, et tegelikult ikkagi tegemist ei ole sellise lihtsa mootoriga, et 1.2.1.4 bensukas ja sealt võib-olla 70-80 kilovatti, vaid see on ikka tugevalt üle 100. See võib öelda, et see on ikkagi võimas auto. Ja tuli Mokka X-il nüüd ka uus mootor juurde, mis on siis 1,4 turbobensiin, 112 kilovatti, mis on väga ökonoomne, väga efektiivne ja pakub kindlasti sellise sportlikuma sõidu harrastajatele ka piisavalt lusti. No Mokale on tulnud juurde täht X. Me seostame seda kohe automaailmas nelikveoga, nagu ka Hash on hübriid, eks ole. Mida see X reaalselt siis tähendab autojuures? Reaalselt see X tähendabki tegelikult tõesti rõhutust nelikveo olemasolule ja selline on ka uus Opeli tuleviku suund. Ehk et kõik nelikveolised mudelid hakkavad kandma lisa X. Näeme siis Insignia X-i, Zafira X-i. Tegelikult siin lähiaastatel on oodata sellist suvisegmendi kasvu ka Opeli puhul ja päris palju uusi mudeleid on plaanis, nii et sealt kindlasti see X-ide rida läheb edasi. Räägime masina disainist, siis tuled on need, mis Opelil viimase aastate jooksul on väga palju kiita saanud just LED-id, et selle masina puhul on päris piklik nurgeline LED olemas. Täpselt nii, esimest korda siis Mokka puhul adaptiivsed täis-LED esituled. Nad küll ei ole Matrix LED-id, nii nagu on meil Astrakaal, aga siiski on nad täis-LED lahendusega adaptiivsed ja annavad siis kuni 30% paremat valgustust kui tavalised halogeeni esituled. Seal juures loomulikult need automaatsed ümberlülitamised kõik seega, eks ole? Täpselt nii, see on kõik endiselt olemas. Sisust rääkides, siis mul jäi autoarmatuuril kohe suur ekraan silma ja üks, mida Raivo ka rõhutas, mida on ka Opel ise rõhutanud ja mida on ka seadus ette näinud, see OnStar, mis on väga palju tähelepanu saanud viimastel aastatel ja kuudel. Mida see nüüd Opeli puhul ikkagi tähendab? OnStar vajutud nuppu, saan kellegagi rääkida? Täpselt nii, saate rääkida, saate abi paluda, kui on sõiduki navigatsioonisüsteem, saate paluda automaatset laadimist sõidukisse, kui te ise ei suuda näiteks asukohta tuvastada. Saate nõu küsida, abi paluda, näiteks kui mõni ohutulukene põleb armatuuris ja te ei tea, mida see tähendab. Samamoodi OnStar aitab, OnStar näeb, mis sõiduki viga on, ta kindlasti juhendab teid ja annab teile nõu, kas on ohutu edasi sõita või mitte. Diislist me ei rääkinud. Mis diislivalikud on? Diiselmootoreid 2 tükki, 81 kilovatti ja 100 kilovatti. Mõlemad siis 1,6 turbodiislid. Me siin Raivoga rääkisime auto hinnast ka natuke optimistlikult, ütlesime 1000-1500 eurot liiga odavaks selle auto. 15 oli see alguspunkt, sealt natuke kopikatega peale, eks ole. Aga ma saan aru, et see hind saab komplekteerida ka endale kallimaks, kui tahate. Täpselt nii, et juba väga kõrge varustusega sõiduki hind hakkab olema suurusjärgus 25 000 eurot. Et tegelikult hinnakäär on suur, tõesti 15-25-ni. Kindlasti iga ostjaskond sõltuvalt oma vajadustele, soovidele, võimalustele leiab endale sobiva sõiduki.